Räägime ostuarve ridade impordist. Impordi jaoks tuleb ost- ja ostuarved alt lisada vastavad dokumendid vastavalt hankijalt, vastavasse lattu, kuhu soovitakse neid ridu importida. Antakse selle dokumendi number ja ainult salvestatakse ilma ridadeta. Seejärel minnakse tagasi, märgitakse see rida ära. Võimalik, et on neid ridu ka rohkem ära märgitud, mida siis tuleks sisse importida. Lihtsalt see fail peab siis arvestama mitme ostudokumendiga. Ja F4 alt valitakse siis impordi ostuarved tekstifailist. Selle tekstifailil on väga konkreetne kuju, mis peab olema. Ja see faili kirjeldus on eelkõige siin, et Veerus A, võtan siit korraks siis selle failiga kõrvale, on ostuarve number ehk siis see 123. Veerus B on toote kood, Veerus C on EAN, Veerus D on toote nimetus, Veerus E on siis toodete kogus, Veerus F ühiku hind ehk ostuhind ja neto ilma käibemaksuta. Lisaks siis allahindlus, see veer peab olema, aga ta võib tühi olla ja käibemaksu väärtus siis samamoodi. Kui samas soovitakse ka tooteid ise luua või muuta ehk nende parameetritega teha, peab see fail muidugi olema veel rohkemate veergudega. Aga kindlasti tuleb ka arvestada asjaoluga, et selle kaudu ei ole võimalik luua näiteks variatsioonidega ehk maatrikstooteid. Valin selle faili välja siit dokumentide alt tänasest päevast näiteks. Ostuarve on siin näha, siis 123 avan. Teist importi võib ka muidugi kasutada, kui ma selle käigus aga ei lisa ühtegi toodet ega ei muuda neid, siis ma võin alati selle dokumendi enda kustutada või realt kustutada. Nii et väga palju halba sellega teha ei saa. Kuna tabelis oli päiserida, siis siia ka vastava määran ja annan käskluse impordi. Ta näitab siia, et ridu oli kokku 6, imporditud 5 ja kui ma võtan ost- ja ostuarve lahti ja avan selle konkreetse ostuarve numbriga 123, siis näen ma neid tooteridu siin ja ma saan kohe kontrollida, kas see summa vastab või pean ma veel parandusi tegema. Praegu tundub, et varasemaga on ühe toote hind muutunud, et ta näitab, et viimane või eelmine ostuhind oli 17 €, nüüd on siis 17,5. Ja edasi jätkan selle ostudokumendiga tavapäraselt ehk kui summa klapib, siis saan ma selle dokumendi kinnitada. Lisaks saan siis lisanduvaid kulusid lisada nii nagu tavapäraselt.